Ja tere õhtust ja tere jälgima meie konverentside sarja 200-ga. Ja täna räägime mõistagi Eesti elus väga olulistel ja aktuaalsetel teemadel ning seoses 6 aega tagasi alanud sõjaga räägime täna sõjapõgenikest. Ja sel teemal on tänasel konverentsil meil siis rääkimas psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstaabel. Tere õhtust! Peale selle on täna meie vestlusringis Kristina Kallas, Eesti 200 esimees ja Kristina on meil täna selles konverentskõnes Rootsist. Täpsemalt siis, Kristina? Ma olen Uppsalast. Nii. Ja lisaks on tänasest konverentsist osa võtmas ettevõtja ja investor, Eesti 200 majanduspoliitika töörühma vedaja Joakim Helenius. Tere õhtust, Joakim! Tere! Mina olen siis tänase õhtu moderaator ja ka Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar ja ma alustaks seda meie tänast arutelu sõjapõgenike teemal ühe pildiga täna hommikusest Koduvallast, kus käies vallavalitsuses nägin vallavalitsuse ootesaalis üht Ukraina perekonda, täpsemalt siis ema ja tütart. Nende näod olid väga tõsised. Nende näol oli näha väsimust ja kurbust. Ja samal ajal nad täitsid dokumente, mis on vaja selleks, et ühel hetkel siis alustada elu siin Eestis. Ja ma küsiks sissejuhatuseks, Kätlin Konstaabel, sinu käest, et mis toimub sellistel hetkedel nende inimeste hinges, kes tulevad Eestisse, kellele on jäänud selja taha kodumaa, lähedased ja kes satuvad ühel hetkel täiesti uude olukorda ja peavad siin loodetavasti ajutiselt mõnda aega oma elu korraldama ja hakkama saama. Mis toimub nende hinges? No tegelikult me suudaksime seda kõik mõista, kui me mõtleksime, mis toimuks meie enda hinges, kui me peame ära minema oma kodust, oma kodumaalt, nagu te ütleksid, aga teadmisega, et võib-olla me kunagi enam oma koju ei saa. Võib-olla seda kodu ei olegi enam. Kartes oma elu eest, jättes hüvasti isa, mehe, pojaga, teadmises, et võib-olla teda ka enam kunagi ei näe. Ehk et see kõik käib ju sinna juurde. Nii et me saame ikkagi öelda, et kõik need inimesed on vähemal või rohkemal määral traumeeritud juba ka põhjusel, et suur enamik neist ikkagi kuulis kas või mingeid sireene ehk siis märke päriselt juba käimas olevast sõjategevusest. Ja on tõepoolest ju ka neid inimesi, neid peresid Eestis, kes on, mina olen kuulnud näiteks peredest, keda on ka vangis hoitud ja ka piinatud, need on ka Eestisse jõudnud. Ehk et need kõik lood on nagu karmid, koledad, seotud kõige eksistentsiaalsemate hirmudega ja nüüd see, et nad paistavad meile tihti ju ikkagi inimestena meie seast asjalikud, täidavad oma pabereid, siis ärme laseme ennast nagu ära petta, et nad on nagu väga okei, et nad on ikkagi väga katki. Ja nüüd siin tulebki, eks ole, mängu see teema, et see, kuivõrd nad hästi kohanevad, toimetama hakkavad, et neil jääks nagu kestvaid tohutuid arme, see sõltub nagu väga palju sellest, kuivõrd me oskame olla ümber siis toetavad ja sõbralikud. Kristina, sina oled nüüd seda teemat ka näinud väga mitme kandi pealt kuni selleni välja, et sa tead ka üsna täpselt, et milline on vähemalt 2 nädala tagune olukord, milline oli Poola ja Ukraina piiril. Kes on valdavalt need inimesed, kes täna Eestisse tulevad?
Jaa, no me näeme ju, et nad on naised lastega ja vanemad inimesed. Mehi nende hulgas juba puhtalt statistiliselt on 16% ainult ja need on ka vanemad meesterahvad, aga ma tahtsin selle eelmise teema juurde, mis puudutab sõjapõgenike vaimset seisundit, tegelikult lisada seda, et mul oli au tegelikult olla teisipäeval ühel õhtusöögil Tartus, kus olid kutsutud üks Ukraina pere, kes siis Harkivist on põgenenud Eestisse ja millest ma ennast tabasin seal see, et nad ju tegelikult läbi sotsiaalmeedia ja läbi kontaktide maha jäänud lähedastega, maha jäid ju isad ja pojad sinna, tegelikult kogu aeg püüavad näha, mis seal toimub, et isad ja pojad saadavad pilte nende kodumajast, et mulle siis see pere rääkis, et näed, täna me siis saime pildid oma kodumajast, kus on näha juba nagu kahjustusi, ehk siis, et see veel kord omakorda tekitab sellist ärevusseisundit kogu aeg juurde, sest 21. sajandil on võimalik jälgida oma kodumaja seisu ka siin Eestis olles. Et nad on ikkagi füüsiliselt olles küll siin Eestis, on nad oma mõtetelt ja nii-öelda inforuumilt ja kogu oma igapäevase olemisega päris palju ikkagi veel Ukrainas, sest neil jäi sinna kõik maha ja tänapäeva infoühiskond võimaldab ka seda ühenduses olla. Ja selle sama perega tegelikult juhtus päeval, kusjuures Tartu linnas, olukord, kus nad sattusid mingis olmesituatsioonis kokku ühe üsna vanema vene keelt rääkiva prouaga, kes oli neile siis, mis iganes see vestlus seal, mismoodi ta siis arenes, oli selle vestluse hetkel neile öeldud, aga tegelikult olete te ise süüdi, et Venemaa teid pommitab. Ja see veel kord, taaskord lõi selle trauma üles, et kui see perenaine mulle seda rääkis, siis ta muidugi hakkas jälle ohjeldamatult nutma, et ma olen Käpteniga nagu väga nõus, et me peame mõistma seda, et isegi kui nad täidavad pabereid ja käivad oma laste kooli asju ajamas või üritavad, eks ole, endale kuskil elamist siin leida, siis see ei tähenda, et nad oma nii-öelda vaimse tervise ja psühholoogilise olemisega tegelikult hästi hakkama saavad, et me peame püüdma mõista seda, kui keerulises nii-öelda ja millises ärevusseisundis need inimesed tegelikult igapäevaselt viibivad, vaatamata sellele, et nad on nii-öelda otsesest pommirahe alt siia Eestisse varju saanud. Joakim, sina oled ettevõtjana nüüd otseselt ka kokku puutunud Ukrainast tulnud inimestega ja sa oled neile ka tööd pakkunud, et kui palju see, et nad ühel hetkel saavad siin tööd ja leiavad mingi tegevuse, et kui palju see võib ühel hetkel neid aidata mõtteid mingiks ajakski viia kõrvale sellest, et mis seal Ukrainas toimub, et lisaks sellele, et see töö tegemine võimaldab neil siin ka raha teenida ja selle võrra kergemini hakkama saada? No ma alustaksin, enne kui ma vastan, niin alustaksin sellega, et kui me räägime pagulastest, Ukraina pagulastest, niin me räägime inimestest, kelle isad, vennad, pojad võib-olla võitlevad rindel, võitlevad loomulikult Ukraina vabaduse eest, aga kaudselt ka meie oma vabaduse eest. Ja tähendab seda, et need pagulased, siis Ukraina pagulased, millest me nüüd räägime, neid ei saa võrrelda selliste pagulastega, kellel ei ole selline nagu suhteliselt otsene tähendus Eestile ja meie tuleviku jaoks. Et siin meeles mul on selline tunne, et meil on kohustus neid aidata. See võlg, mis meil kindlasti on Ukrainal tänu seda, et nad nagu võitlevad meie eest, Euroopa eest, aga eriti Venemaa piiririigide eest,
no see võlg on nii suur, et seda ma usun, eal ei saa nagu täiesti ära kustutada, et seda me peaksime meeles pidada, et me peame pagulasi aidata, aga see ole nagu mingisugune selline asi, et me oleme nii sõbralikud ja head inimesed, et me aidame neid. Ei, meil on kohustus neid aidata. Mina majutan üle 30 pagulast, umbes pooled neist Tallinnas ja teine pool Väätsas, kus meil on Eesti suurim farm. Ja olen siis otseselt nendega kokku puutunud ja saan öelda, et näiteks Väätsas oleme nendele farmis tööd pakkunud. Tegime seda nii, et saime nendele lühitajalised tööload, 9-kuised tööload ja see läks väga kiiresti. Siin kõik siis Tallinnas ja Väätsas kõik tahavad nii kiiresti kui võimalik tagasi Ukrainasse. Väätsas lapsed läks eestikeelse kooli. Kool leidis kuskilt Ukrainast pärit õpetaja, kes neid toetab ja aitab. Siin Tallinnas pagulaste lapsed on kõik distantsõppes. Nad kardavad, nad on mulle öelnud, kardavad venelasi. Siis kohalikud venelased Tallinnas on juba praeguseks nagu neid suht halvasti kohelnud ja nad kardavad venelasi ja nad ei taha, et lapsed läheks nagu kooli. Eesti kool on nende jaoks võõras meeles, et nad keelest ei saa aru. Ja vene kool on kool, kuhu nad ei taha lapsi saata. Distantsõppe toimib. Ja nad tahavad ka, usuvad, et nad saavad kohe pärast seda, kui Ukraina võitab seda Venemaa vastu, saavad tagasi koju, et pagulastest keegi ei ole siin nii, et nad tahaks siia jääda. Kõik on väga selgelt öelnud, et nad tahavad tagasi koju. Kindlasti me aitame selle majutuse lisaks. Näiteks praegusel hetkel on meil, olen saatnud minibuss ühe minu töötajaga, kes on kaitseliitlane ja buss on täis sellised elektrigeneraatorid, mida Ukraina sõjavägi vajab rindel, et elektrit toota. Et me proovime aidata nii palju kui võimalik, aga seda me teeme kõik siis, kes minuga, kõik minu kolleegid ja mina aitame sellepärast, et me usume, et meil on kohustus seda teha. Et see ei ole nii, et me oleme nii head, et me aitame sellepärast. See on sellepärast, et meil on kohustus neid aidata. Ma tuletan meelde meie vaatajatele ka, et YouTube'i lingile saate märkida ka või kirjutada ka oma küsimusi, mida me loodetavasti jõudumööda saame siis ka siin eetris küsida. Ja siis ma paluks Kristinal võib-olla veel selline lühike kirjeldus või ülevaade või hinnang anda ka sellele, et mis seisus me täna oleme kogu selle pagulastemaatikaga, mis seondub otseselt nüüd Eesti numbritega. Et siin on räägitud täna ka erinevatest numbritest, palju üldse on Eestisse inimesi tulnud ja palju siia on jäänud. Et kas sa oskad täna täpsustada, et milliste numbritega seoses me üldse täna Ukrainast pärit sõjapõgenike puhul räägime? No, Eestisse on tulnud umbes 22 000 Ukrainast põgenenud inimest. Siit on ka läbisõidul Soome suunas või siis Rootsi suunas liikunud kuskil 4000 ringis, aga need 22 000 on siis need, kes on Eestisse jäänud ja nendest tänaseks vajab riigipoolset abi majutusel veidike üle 6000.
Nii et suurem osa neid põgenikke, kes Eestisse jõuavad, on tulnud siia spetsiaalselt just nimelt Eestisse, sellepärast, et siin on neil keegi, kelle juurde tulla. Reeglina on tegemist siis pereliikmetega, Eestis töötavate ukrainlaste pereliikmetega või siis sugulastega, kellel on siin sugulased ja väga palju on nagu Joakimi näitel tegelikult enda juurde majutanud ukrainlasi ka Eesti tööandjad. Kõiki ukrainlasi, kes nende juures varem ka töötanud on. Ja päris palju oli nende busside peal, mida mina komplekteerisin, oli ukrainlannasid, kes tulid siia, sest nende mehe endine tööandja ütles, et ta võtab nad enda juurde. Ja on üksikuid ka selliseid, kes tulevad sellepärast, et neil on siin ülikooliaegsed, nõukogude aja ülikooliaegsed sõbrannad või tuttavad, et mingi kontakt nagu Eestiga on ja seda on näha ka nendest numbritest, et kõigest 6000 tegelikult tänaseks vajab majutusel nagu abi. Aga oluline on see, et 42% siia tulnutest tegelikult moodustavad lapsed. Ja see on väga suur hulk, mis tähendab seda, et see kooli küsimus, millest Joakim juba põgusalt rääkis, on kujunemas tegelikult üheks suurimaks küsimuseks nende põgenike kohanemisel ja tegelikult ka selle vaimse tervise ja nende üleüldise kohanemise protsessi juures on, ma arvan, see kooli küsimus väga-väga terav Eestis. Kui nüüd seda kooli teemat edasi arendada, siis Kätlin Konstaabel, kuidas me peaksime nendele lastele täna lähenema? Et ühelt poolt nad tulevad ukrainakeelsest keskkonnast, kindlasti on väga palju neid, kes tulevad venekeelsest keskkonnast. Samal ajal me oleme kuulnud ka hinnanguid, et me ei tohiks neid Eesti venekeelsetesse koolidesse suunata. Seda väga mitmel põhjusel, aga üks põhjus on kindlasti see, et need konfliktid võivad seal olla teravad, aga teiselt poolt on välja toodud ka seda, ja see on võib-olla selline laiema hariduspoliitilise küsimuse koht, et juhul kui me suuname nad Eesti venekeelsetesse koolidesse, et siis ühel hetkel me lükkame selle võimaluse liikuda ühtse Eesti kooli poole, lükkame veelgi kaugemale. Et kuidas me Eesti koolisüsteemi või võtame seda kõige laiemalt Eesti koolisüsteemi mõistet, et kuidas me nende sõjajalust siia jõudnud lastega nüüd Eesti koolisüsteemis võiksime ja peaksime käituma? No psühholoogi vaatepunktis ütleks ma, et nendel lastel peaks olema turvaline, normaalne, võimalikult normaalne õppida, et nad ei saaks retraumatiseeritud. Ehk siis see näide, mis Kristina tõi, et isegi tänaval võib kokku sattuda inimesega, kes hakkab korraga vaidlema, et ise sa oled umbes süüdi, et Ukrainat rünnatakse. Et lapsed ei ole mitte mingilgi juhul mitte kusagil ju süüdi, kui nende riiki rünnatakse või ükskõik, mida nende riik teeb, eks ole. Et seda tuleks igal juhul vältida, et Ukraina põgenikest lapsed, kes on niigi väga katki, niigi väga abitud, et neid panna veel olukorda, kus nad peavad hakkama nagu seletama, et ei, et see minu kogemus, minu oma kodust, mis pommitati puruks. Et me nüüd ei hakka arutama, et kas see on tõene või on tõene see, mida siis võib-olla mõni koolikaaslane või tema vanemad on kusagilt siis naaberriigi meediaruumist näinud, et see on ju absurdne tegelikult, kui jube see võib mõne lapse jaoks üldse olla ja millisest normaalsest siis õpikeskkonnast me üldse rääkida saame. Et ma usun sellesse, et laste selline meel ja psüühika on tegelikult väga paindlikud, et kui nad sõbralikus, mõnusas, toetavas keskkonnas tõesti, mis on eestikeelne, mis on võib-olla võõram kui vene keel, saavad hakata toimetama, siis see on neile lihtsalt palju stabiilsem, palju turvalisem, kui me räägime sedapidi. Sest asi pole ju tegelikult rahvuses, vaid ikkagi selles, et mis seal salata, et venekeelse elanikkonna seas on rohkem seda, kes on väga seda meelt, et on olnud siis Putini Venemaa infoväljas ja see on see probleem, hoiakud. Et võib olla ka selliseid koole, kus on päris palju vene lapsi, vene noori. Neid kindlasti on ka Eesti eri kohtades, kus hoiakud on teistmoodi, aga valdavalt siin on rahvuslikud eripärad, midagi ei ole ju parata. Nii et jah, et kui Ukraina enda kultuurikeskus ja kogukond soovitavad, et tuleks panna Eesti koolis, nad ei tee seda ju pelgalt lihtsalt stiili mõttes, eks ole, et seal on oma põhjused. Täiesti selgelt on tegu erijuhtumiga. Joakim, kuidas sinu hinnangul
praegu see hariduspoliitika küsimus tuleks lahendada, et milline lahendus võiks täna Eesti puhul töötada? No siis ongi selge, et meie programmis on ühtne eestikeelne kool ja paraku on nii, et siis kõik räägivad sellest, et meil oleks vaja eestikeelsed koolid ja et venekeelsed lapsed peaks ka käia nagu eestikeelsetes koolides, et nendest saaks meie riigi head kodanikud, kellel oleks samad võimalused kui ka eestikeelsetel kõrghariduses ja tööturul hiljem. Aga midagi ei põhimõtteliselt juhtub väga aeglaselt ja ma usun, et Ukraina sõja ja pagulased on nüüd üles tõstnud küsimus sellest, et mida peaksime teha ja kuidas me saaksime seda kiiresti teha. Ma usun, et see, mida me oleme nüüd näinud ka meie nagu venekeelse elanikkonna kohal, on, et osa nendest on väga normaalsed, head Eesti kodanikud, saavad aru sellest, mis Ukrainas toimib, tahavad aidata samal viisil kui ka eestikeelsed eestlased. Aga paraku on nii, et on ka ja juba nagu suhteliselt palju neid sellesi, kes tõesti saavad omad infot selle Vene propagandakanalide nagu inforuumist. Sellega peame tegeleda. Et ma usun, et pikas plaanis me ei saagi nagu nende selleste venelastega siin Eestis midagi nagu teha, kui me ei anna nende lastele võimalus saada normaalseteks eestlasteks. Et mina vähemalt nüüd, kui ma olen selle sõja ja pagulaskriisi nagu mõjut jälginud, nii mulle on saanud super selgeks see, et meil on vaja ühtne eestikeelne kool ja meil on vaja seda väga kiiresti ja kui on probleemi selle läbiviimisega, nii tegeleme probleemidega, aga probleemid ei saa olla mingisugune põhjus, miks seda edasi lükata. Et parem oleks olnud, kui selline kriis ei oleks sündinudki, aga viimati nüüd meile kõigile peaks saada selgeks, et meil on vaja koolisüsteem muuta. Kristina, kas see, mis nüüd täna Eesti koolisüsteemis toimub ja see, et meil on siin niivõrd suur hulk Ukraina lapsi, kas see võib tähendada seda, et me ühel hetkel liigume kiiremini ühtse Eesti kooli suunas? Et lisaks sellele, et meil on ju siin mitu tuhat last, on meil siin ka mitusada Ukraina õpetajat ja samal ajal me teame ka seda, et väga paljud Ukraina lapsed, kes on siia tulnud, et nendel on ka distantsõppe kogemus olemas ja Ukraina haridusministeerium on ka korraldanud mingil määral seda distantsõpet nende Ukraina lastega. Mina vaataks nagu kahte asja natuke eraldi, et üks asi on see, et mis on Eesti riigi ja Eesti ühiskonna pikaajaline huvi ja see on loomulikult ühtne Eesti kool ja selle suunas liikumine. Lihtsalt Ukraina sõjapõgenikud on täna tulles siia pannud meile selle kõik jälle luubi alla ja näidanud meile, et meil see süsteem on jätkuvalt segregeeritud ja nemad satuvad nagu selles segregeeritud süsteemis siis kahe heinakuhja vahele ja neil on olukord, kus ühelt poolt oleks palju mugavam minna vene kooli, aga samal ajal on ju teada, et seal vene koolis tõesti see traumeerituse ja potentsiaalse konflikti oht on nagu päris suur. Teiselt poolt tahaks minna ju Eesti kooli, aga Eesti kool ei ole tänaseks jätkuvalt valmis sellises suures mahus muukeelsete laste koolitamiseks, sest me ei ole lihtsalt neid ettevalmistusi absoluutselt teinud. Et see on nagu Eesti riigi huvi. Teine küsimus on selles, et mis on täna nende sõjapõgenike lastele kõige parem lahendus.
ja ma arvan, et me vähemalt lühikeses plaanis peaksime mõtlema küll nende laste peale. Ja nagu Kätlin ütles, et see, mida kõige rohkem need lapsed täna vajavad, on natukenegi sellise neile tuttava keskkonna taastumist. Ta ei saa neile 100% taastuda, aga mingigi tuttava rutiini tagasi tulemine. Ja see tähendab ka seda, et nad võiksid jätkata oma ukrainakeelseid õpinguid, oma ukrainakeelse õppekava järgi, vähemalt kindlasti praegu kevadel ja võib-olla ka natuke suvel, et see tuleks tagasi nagu see rutiin, mida nad kunagi tundsid. Eestil on täna võimalik seda neile pakkuda, sest Ukraina ise pakub distantsõpet, aga jällegi siin on ka väga palju õpetajaid, Ukraina õpetajaid, kes saaksid neid õpperühmi ju tegelikult juhendada. Ainuke asi, mida ma tõesti tunnen, et me peaksime selle otsuse riigi tasandil väga kiiresti tegema, on see, et neid ukrainakeelseid õpperühmi ja neid Ukraina lapsi me ei suuna venekeelsesse kooli. Et meil on poliitiline otsus, et need lapsed ja need õpperühmad avatakse eestikeelses koolis. Nad võivad olla eraldi õpperühma, need lapsed ei pea eestlastega koos matemaatikatunnis ju istuma, sest see oleks veel omakorda traumeeriv, sest nad ei saa seal hakkama ja tegelikult ei saa täna hakkama ka eesti klass ja eesti õpetaja nende laste integreerimisega. Nii et sellised eraldi õpperühmad eestikeelses koolis mingil hetkel toestatuna võib-olla ka eestikeelse toeõppega, eriti mida väiksem laps, seda parem on talle ka seda nii-öelda eestikeelset keelekümblusmetoodikaga õpet juurde anda, aga esmane vajadus on neil kindlasti saada tagasi selline oma igapäevane rahulik rutiin ja ma arvan, et Eesti peaks neil võimaldama seda pikk plaan. Nüüd me oleme ju pika plaani erakond, et pikk plaan juba tegelikult alates sügisest peaks Eestil kindlasti olema see, et Ukraina lapsed suunatakse ainult eestikeelsetesse koolidesse eraldi õppekava alusel, kas siis individuaalõppekava, kui nad on üksikud või siis nii-öelda grupipõhine eraldi õppekava, kus nad õpivad siis nii oma emakeele baasil kui ka siis osaliselt toestatuna eesti keelt või siis eesti keelekümblusmetoodika abil. Sest kui nad sügisel juba kooli edasi lähevad, siis võib juhtuda lihtsalt see, et nad jäävad siia pikemaks ja siis on tõesti vaja mõelda nagu selle peale, et mis neist nii-öelda pikas plaanis Eestis saab. Ja see on see sama ühtse Eesti kooli mõte, millest Eesti 200 kogu aeg rääkinud on, et küsimus ei ole ju ainult selles, mis keeles lapsed õpivad, vaid ka selles, et kas nad õpivad koos. Et ma olen alati öelnud, et me võime ju venekeelse kooli alles jätta ja sundida selle venekeelse kooli toimima eestikeelsena, aga see tegelikult ei anna meile seda tulemust, mida me oleme alati tahtnud, sest tänases kontekstis öelduna, et Putinit on võimalik toetada ka soravas eesti keeles. Ehk siis keel iseenesest on lihtsalt vahend. Meil on oluline, et need lapsed kasvaksid koos, eestlased ja venelased omavahel koos ühtses koolis. Ja see on ka see, mida me ukrainlastele peame täna võimaldama, mitte nii-öelda eraldada neid siis eestlastest eraldi sinna venekeelsesse kooli. Ma korra lihtsalt täpsustuseks küsin üle, et me lähtume täna ikkagi eeldusest, et Ukraina selle sõja võidab, et normaalsus niivõrd kuivõrd ühel hetkel ikkagi ka Ukrainas taastub ja ukrainlastel on võimalik hakata seda riiki üles ehitama ja siis pöörduvad Ukraina pered uuesti oma kodumaale tagasi. Et see on ikkagi selline tänane eeldus. Tõenäoliselt on muidugi ka neid inimesi, kes võivad siia Eestisse jääda, aga suurem osa tõenäoliselt tahab ka oma kodumaale tagasi pöörduda. Et kui me lähtume sellest eeldusest, siis kuivõrd põhjalik või kuivõrd süvendatud võiks olla siis see keelekümblusõpe Ukraina lastele. Et arvestades seda, et neil tõenäoliselt tekib see reaalne perspektiiv ühel hetkel kodu tagasi pöörduda, kui see sõda lõpeb. No keelekümbluse puhul me räägime ju ainult tõenäoliselt lasteaia lastest ja algkooli lastest, et ma ei näe, et me suudaksime keelekümblust metoodikana rakendada seal 7., 8. või 9. klassi laste puhul, sest see ikkagi eeldab mingit baas eesti keele oskust juba. Et algkooli laste ja lasteaia laste puhul see eriline metoodika, mille
kus nendega räägitakse küll eesti keeles, kasutades samal ajal väga palju sellist kehakeelt ja rääkivaid seinu ja see metoodika on tegelikult väga lapsesõbralik, ta on niisugune kommunikatsiooni peal üles ehitatud, et õpetaja peab väga palju kommunikeerima lapsega ja temaga kontakti saama. Et ma arvan, et see sobib väikestele lastele, väikestele Ukraina lastele väga hästi. Et kui nad oma kooliteed alustavad siin Eestis, isegi kui nad alustavad seda keelekümblusega, siis emakeele lugemiseks, emakeele tund ikkagi ju eraldi on täitsa olemas ka keelekümblusprogrammis, et nad õpivad lihtsalt teisi aineid eesti keeles, aga emakeelt nad saavad õppida ju oma emakeeles. Et seda ma kindlasti arvan, et oleks mõistlik väikeste laste puhul rakendada. Vanemate laste puhul nüüd põhikooli seal 3. aste juba või isegi 2. aste, et seal kindlasti oleks pigem vaja neid täna toetada nende Ukraina õppekavade õppimisel Ukraina keeles, et nad tõesti koju tagasi minnes saaksid nagu jätkata. Et miks see oluline on see, et miks me peame haridusele väga palju tähelepanu pöörama minu arust, on see, et meie kohustus, nii nagu Joakim ütles, kohustus, see ei ole lihtsalt lahkus, vaid meie kohustus on tagada seda, et ukrainlaste järgmistel põlvkondadel ei tekiks tegelikult seda hariduslünka sisse, sest see on see, mis täna Süüria lastega näiteks juhtunud on ja nemad ju peavad minema seda riiki üles ehitama, et meie kohustus on anda neile see haridus, mis neil võimaldaks tegelikult seda riiki ka minna sinna üles ehitama. Mina lisaksin veel seda, et peame ka realistlikud olla, et lähtume sellest, et Ukraina võidab ja loodetavasti selleks ei lähe väga kaua, aga siis meil on tegelikult selline situatsioon, et võib-olla suur osa, ma ei tea täpselt, pagulastest on tulnud sellistest piirkondadest, kuhu nad saavad nagu tagasi minna, aga sellised piirkonnad, kus on käinud selline aktiivsed lahingud. No seal on infrastruktuur, koolid, kõik on purustatud ja väga kiiresti nad koju ei saa minna. Et ma usun, et vähemalt osa meie pagulastest ei saa, nendel ei ole võimalik kohe pärast seda, kui Ukraina on sõja võitnud, koju minna. Et nendega me peame mingiks ajaks tegeleda, et sellega me peame arvestama, et see, kas see on 1/3 pagulastest või 1/4 või kui suur see osa on, seda ma ei tea. Aga kindlasti osa on selles, et kellel ei ole kuhugi koju minna, et nende korterid ei ole olemas, koolid on pommidega nagu hävitatud ja nii edasi. Teine selline punkt, mis ma tahtsin öelda, mis ma ise tean, siis kogemused, kui ma olin 6-aastane, isa oli diplomaat, kolisime Soomes, kus meil oli kodukeel rootsi keel, Hiina ja mind pandi ingliskeelse kooli. Mul läks umbes 2 nädalat, et ma sain nagu teiste lastega nagu suhelda. Et noored lapsed õpivad väga kiiresti või vähemalt nagu suur osa nendest. Võib-olla vanemate lastega eesti keel võib olla natuke nagu raskem õppida. Aga noored kindlasti saavad kiiresti õppida ja ma usun, et meie jaoks ka see, et lapsed on käinud mingiks ajaks vähemalt nagu eestikeelses koolis, tähendab seda, et nendest võib-olla saab nagu eluaegset Eesti sõbrad. Kui me saadame neid vene koolidesse, nii võib-olla nii ei juhtu. Et ma usun, et neid põhjusi, miks pagulaste lapsed peaks saata Eesti koolidesse, eestikeelsetesse koolidesse, neid on palju, aga nad on ka väga tähtsad. Et see, ma usun, et see on selline printsiip küsimus, et mingil juhul ei peaks saata neid venekeelsetesse koolidesse. Kui ma tohin siia lisada, siis
Hea näide tegelikult on Kanada Quebeci provints, kus on põhimõtteliselt kehtestatud seaduse tasandil see reegel, et kõik sisserändajad, ükskõik mis põhjusel nad sisse rändavad või millise koduse keelega nad tulevad, peavad minema prantsusekeelsesse kooli. Nad ei tohi minna kohalikku inglisekeelsesse kooli, kuigi see oleks ju paljudele nendele sisserännanutele kindlasti esimene valik, lihtsalt selle tõttu, et inglise keel on nii-öelda dominantsem keel, aga just nimelt selle prantsuse keele säilitamise ja oma kultuuriruumi säilitamise tõttu on Quebeci provintsis seadus, mis suunab kõik sisserändajad ainult prantsuskeelsetesse koolidesse ja nendes prantsuskeelsetes koolides on siis keelekümblusrühmad just nimelt nendele, kelle kodune keel ei ole prantsuse keel. Nii et väga sarnane olukord Eestile, kuigi Eesti on üle võtnud Quebecist keelekümblusmetoodika. See, mida meie rakendame Eestis, on meil õpitud Quebecist veel 20 aastat tagasi ja toimib suurepäraselt ja ka on Eestis suurepäraseid tulemusi andnud, aga me ei ole veel üle võtnud seda nii-öelda poliitilist otsust, mis on Quebecile sarnane, et sisserändajad, kes Eestisse tulevad, kaasa arvatud siis ka sõjapõgenikud, suunatakse ainult eestikeelsetesse koolidesse ja pakutakse neil seal nii-öelda eriõpet keelekümblusmetoodika alusel. Kätlin Konstaabel, millised oleksid soovitused Eesti õpetajatele, koolijuhtidele, kes nüüd peavad igapäevaselt hakkama ka Ukraina laste haridusega tegelema? Et tegu on ikkagi täiesti uue olukorraga ja me teame koolide valmisolekut käivitada teine vahetus, teame ka koolide valmisolekut siin juurde panustada, vabatahtlikel on oma roll, aga millised oleksid just soovitused koolijuhtidele ja õpetajatele, kellele võib siin tulla koormust juurde, kindlasti elu läheb keerulisemaks ja ühel hetkel tuleb sellest olukorrast välja tulla. Millised on teie soovitused? No neid soovitusi võib olla väga igas võtmes. Siin Kristina juba rääkis ka, et tegelikult me ei peaks eeldama, et need lapsed lähevad siis reipad koos eesti lastega samamoodi matemaatikat õppima, kus esiteks võib olla see nii-öelda tase või metoodika erinev ja keelest me isegi ei räägi, aga teisest, miks mitte koos teha näiteks kehalise kasvatuse tundi, kui on Ukraina lastest väike omaette seltskond, kes õpib Ukraina õppekava järgi, nii et ma väga mõtlen, et siin saaks olla ju paindlik ja mõelda, et kui palju neid Ukraina lapsi nüüd siis sinna kooli tuleb ja kas on toeks võtta ka näiteks Ukraina õpetajaid, sest mõnedes koolides neid juba on, eks ole. Et siin mõelda hästi-hästi individuaalselt. Nüüd üks asi on nagu siukse üldise suhtlemisega ka, et vahel ju tahetakse, kui on siuke, nagu me ütleme, et nagu õnnetu või traumeeritud laps, et kuidas temaga olla, et hakkame teda õudselt nagu tupsutama ja kaasa tundma ja haletsema, et võt seda ei tohiks nüüd nagu küll teha. Et tuleks olla sõbralik, rahulik, innustada nagu sisse elama, aga jällegi mitte nagu mingi meeleheitliku sellise hooga, et rahulik, sõbralik. Ja mida kindlasti peaks siis koolides ka oma lastele rääkima ja tegelikult ka õpetajatel on see, et palun mitte tegeleda ülekuulamisega ja uudishimu rahuldamisega, et kuidas see nüüd ikka oli ja kas sinu maja on veel püsti, kas täna on ka sinu maja veel püsti, kas su isa on ikka elus. Et no ei, et see on koht, kus tuleb natukene siis lastel ja õpetajatel kõigil nagu ennast talitseda, et me saame aru, me oleme mures selle lapse pärast, aga hoiame ennast natukene vaos, et see ei ole nagu action film, mida põnevusega siis telekast vaadatavad, see on kellegi inimese, väikese või suure inimese isiklik elu ja päris keeruline elu parasjagu. Aga jah, muidu mina soovitaks, et üks paindlikud lähenemised, et jällegi, kui palju kusagil on Ukraina õpetajaid, et on kohe hea näide, kuidas meiegi perre pidi tulema siis üks Ukraina pere, ema ja laps ja tegelikult ema oli siis või lausa vist mitme keele õpetaja. Ukrainlanna ja tema sai kohe Tartus tööle ja ongi nagu toimetab ja õpetab seal Ukraina lapsi ja asjad juba sujuvad. Ja samas seal paljud lapsed õpivad ikkagi ju täitsa Eesti moodi, Eesti õppekavad alusel. Nii et ma usun küll, et Eesti kool on päris paindlik ja päris osavad, arvestades ka kõiki neid koroonaaegseid väga paindlikuks sundinud kogemusi, eks ole. Hästi lühidalt küsiks veel soovitusi sõjaärevusest ülesaamiseks, et see ei ole ainult seotud nende inimestega, kes on tulnud Ukrainast.
nendel on ikkagi väga suur trauma selja taga, aga kui me vaatame täna ka Eesti inimesi, ja Eestimaa inimesi, siis märkimisväärne osa inimestest tunnetab sellist püsivat sõjaärevust ja see on tingitud uudisvoost, sotsiaalmeedia uudistevoost ja nii edasi. Et mida sellega ette võtta? No siin tuleks leida nüüd see tasakaal, et ühelt poolt võtta seda sõda, Venemaa rünnakut ikka sellena, mis ta on. See on tõsine ja kole asi, et ärme hakkame nagu tegema seda nägu, et rahustame ennast maha, et pole asi üldse hull, aga kindlasti tuleks nagu palju teadlikumaks minna siis sotsiaalmeedia ja igasuguste uudiste tarbimisega. Et kui ma ikkagi tajun ära, et see kogus, kuidas ma istun ja scrollin ja vaatan, see teeb mind tegelikult ärevamaks ja mul endal töö kvaliteet näiteks kannatab või et ma ei saa midagi asjalikku tehtud, et siis on selgelt liiast. Ehk et kõige lihtsam oleks leppida endaga kokku, et mis kellaaegadel, mis hetkedel ma mingeid uudiseid jälgin või siis ka näiteks, et kui ma oma lähikondsete ja sõpradega nüüd neid sõjaasju arutan, et kas see päriselt nagu teeb mul enesetunnet ka paremaks, lihtsalt on ühine kirumine, et võib-olla siis selle asemel tasuks midagi ette võtta, et minna kusagile põgenike hotellidesse asju jagama, kuidagi vabatahtlikuna mingit abi pakkuda, et neid nii-öelda praktilisi aitamise võimalusi tegelikult on kõigis kogukondades praegu päris palju. Et midagi teha, et see annab sellist tunnet ka, et midagi on minu kontrolli all, ma saan midagi ära teha, et asjad natukenegi paremaks läheks. Ma tõmban natukene teema laiemaks, et me oleme nüüd põhjalikult rääkinud haridustemaatikast, aga see, kuidas pagulaste elu on siin korraldatud, sõltub suuresti ka Eesti riigist, Eesti riigi otsustest, sõltub kohalikest omavalitsustest, sõltub ka sellest, millised on rahalised vahendid, loomulikult milline on ka vabatahtlik abi ja milline on abi siis ka Ukraina sõjapõgenikele, Kuidas teie hinnangul täna, kui me vaatame nüüd nii-öelda riigipoolset korraldust, et kuidas täna Eesti riik on hakkama saanud ja kas siin oleks mingisuguseid kohti, mida võiks üle vaadata, et mille osas võiks olukord olla kas parem või teistmoodi korraldatud? Et Joakim, kuna sina oled otse nagu kokku puutunud nüüd nii-öelda selle tööjõu temaatikaga ja see tööjõu temaatika tuleb meile väga tõsiselt peale, et me oleme siin kuulnud ka juttu juba sellest, et kuidas Eestis on 40 000 töötut ja nüüd tuleb meil veel Ukrainast inimesi juurde, kes siia tööturule ka sisenevad, et seega see tööpuuduse olukord justkui peaks halvemaks minema, aga mingisuguseid fakte veel loomulikult nii-öelda nendele väidetele kinnituseks ei ole lisatud. Samal ajal sina ütled, et sul on väga hea meel, et sa oled saanud nüüd inimesi tööle võtta ja neid aidata. No saab ka nii öelda, et loomulikult need nagu pagulased ja ukrainlased, nad on väga töökad inimesed, et ja need töökohad, mida nendele nüüd on pakutud Eestis, nii ma usun, et harva töökoht on selline, mis oleks nendele loogiline, kui võtame arvesse nende haridust ja nii edasi, aga nad on nagu nõus vastu võtma, mida nendele pakutakse. Et see on, räägime pigem sellest lühitajalisest fenomeenist. Loodame loomulikult, et Ukraina võitab sõda ja nad saavad koju tagasi. Aga kui nii ei juhtuks, siis meil olekski ees nagu küsimus, et kuidas me saame need inimesed meie majanduses kasutada nii, et nende oskused, nende haridus oleks nagu ka hästi kasutatud, mida hetkel põhimõtteliselt väga ei toimi. See on üks küsimus, aga loodetavasti tõesti Ukraina võitab ja suurim osa pagulastest vähemalt saab kiiresti Ukrainast tagasi. Teine selline küsimus on, et
kui televiisorist me kuuleme, kuidas nii öeldud järjekorrad, registreerimisjärjekorrad on pikad ja kestab nagu nädalaid enne kui tehakse nagu otsusi. Siis räägitakse Euroopa sellisest nagu kaitseprogrammist või et nad taotlevad neid õigusi, mis ka kodanikutel on ja see on osa sellest nagu Euroopa kaitse, ma ei mäletagi, mis see sõna oli, kaitse nagu mingisugust õigustest. Aga seda ei ole vaja, kui tahab lihtsalt nagu tööd teha, et väga lihtne asi ukrainlaste jaoks on taotleda lühiajalisi töölubi, aga pigem seda peaks teha tööandjad ja näiteks meil seal Väätsas oleme seda teinud ja kõigil on nüüd lühiajalised 9-kuised tööload ja nendega saame neile nagu tööd pakkuda. Tallinnas seda on raskem teha pagulastele, kellel ei ole nagu otsene kontakt mingisuguse tööandjaga, ja nad pigem peavadki, sellepärast ma usun, et nad taotlevadki seda Euroopa nagu õiguskaitset, millele nendel on õigus, aga see on suht selline bürokraatia täis protsess ja sellepärast need järjekorrad ongi nii pikad ja võtab aeg. Et ma ei tea, kas riigil oleks võimalus seda mingil viisil kiirustada, võib-olla seda ei ole võimalik teha ja kokkuvõttes pean küll öelda, et saame Eestis olla suhteliselt uhked selle üle, et kui hästi me oleme nagu nende pagulastega hakkama saanud ja riigiasutused, ametnikud on teinud nagu minu arvates väga hea töö sellega. Ja viimane punkt, mida ma tahaksin nagu ka lisada on, et 20 000 pluss pagulast, millest me nüüd räägime, neid tuleb juurde, võib-olla nii kiiresti neid enam ei juurde tule, aga kindlasti tuleb juurde. Nii see kõlab siin Eestis, nagu see oleks väga-väga suur arv inimesi ja loomulikult ongi meie jaoks. Aga kui me vaatame seda, et kui palju meil siin Eestis on pagulasi nagu per capita elaniku kohta, nii see ei ole väga suur arv, kui võrdleme näiteks Poola, Leedu, Slovakkia, Tšehhi, Moldaaviaga, et on teised riigid, kus neid pagulasi on kui võrdleme nagu elanikkonnaga palju rohkem, et me oleme nendega, kes siia on tulnud, nii hästi hakkama saanud, aga mingisugune nagu megaarvust me siis põhimõtteliselt ei räägi, kui võrdleme just nende teiste riigidega, et saame olla uhked selle üle, kuidas me oleme hakkama saanud, aga ma usun, et on täiesti vale, kui arvame, et see on mingil viisil nagu erakordne asi, et me teeme palju rohkem kui teised riigid Euroopas, nagu võib-olla mõned siin Eestis on öelnud. Kristina, muuseas, mis sa arvad väidetest, et Eesti riik arvestas esialgu ainult 1500 võimaliku sõjapõgenikuga? Et sellised väited on läbi jooksnud? Ma arvan, et see on olnud küll vale arvestus sel juhul, et arvestati 10 000-ga algselt, aga siis jõuti ju väga kiiresti
juba 20 000-ni, nii et ma saan aru, et praegused prognoosid, millega nii-öelda teenuseid arendatakse ja võimekust kasvatatakse, on seal kuskil 40-50 000 ringis. Et mina tahaksin ka omalt poolt öelda, et tegelikult väga head tööd teeb PPA. Et sellest hetkest peale, kui Politsei- ja Piirivalveamet põgenike vastuvõtmise Eestis üle võttis Sotsiaalkindlustusametilt, see oli siis paar nädalat tagasi, siis oli ka minul seal piiri peal, kes ma ju Eestiga kontakti pidasin ja seda koordinatsiooni tegin, kohe nagu see tunnetus, et asjad on läinud paremaks. Ja on olemas ühendstaap, kes neid asju koordineerib ja hetkel tundub, et asi toimib päris hästi, et need Niine tänava meeletud öised järjekorrad on ka ära kadunud ja politsei on nii-öelda hajutanud seda dokumentide registreerimist. Ma lihtsalt kuulajatele võib-olla tahaksin lihtsalt infoks, et meil oleks nagu selgus majas, et mis dokumendid need siis on, mida ukrainlastele antakse. Et tõepoolest Ukrainlastel on võimalik registreerida ennast ka tööandja poolt nii-öelda tööviisaga siia 9 kuuks. Aga Euroopa Liit võttis vastu märtsikuus ülihelikiirusel ajutise kaitse direktiivi, ehk siis 9 aastaks antakse Ukraina sõjapõgenikele ajutine Euroopa Liidu poolt rahvusvaheline kaitse. See tegelikult ei ole väga pikk menetlusprotseduur, et seal on vaja esitada avaldus ja politseil see lihtsalt ära registreerida, et piisab sellest, et sa oled Ukraina kodanik ausalt öeldes, et täna ei menetleta, ei intervjueerita, ei uurita, kas sa ikka päriselt vajad kaitset ja nii edasi, vaid lihtsalt menetletakse see avaldus ära. Ma saan aru, et politsei järjekordade põhjus on lihtsalt see, et politseil ei ole tööressurssi selleks, et need avaldusi nagu menetleda. Ja tegelikult see ajutine kaitse annab Ukraina kodanikule kõik täpselt samad õigused Euroopa Liidu territooriumil, nagu on Euroopa Liidu kodanikul, kaasa arvatud see, et ta võib tegelikult ka Eestist lahkuda ja minna kuhugi teisse Euroopa Liidu liikmesriiki, et tal on nagu vaba liikumisõigus ka selle aasta jooksul olemas. Nii et ka see oli tegelikult Euroopa Liidu poolt erakordne samm, et seda ajutise kaitse direktiiv menetleti ja võeti vastu nagu niivõrd kiire aja jooksul ukrainlaste vajadusi nagu silmas pidades. Aga kus ma tunnen, et riigil võib-olla täna nagu võimekust väheseks jääb, on ikkagi see tööturule integratsiooni toetamine, et nagu ka Joakim ütles, et tõenäoliselt ei eelda ka ukrainlased ise, et nad saavad oma haridusele vastavat tööd. Aga samal ajal on ju meile saabunud väga palju meditsiinitööd, sektori tööd või tervishoiuharidusega inimesi, haridustöötajaid, tõenäoliselt ka insenere ja selliseid väga spetsiifilisi erialasid Ukrainas omandanud inimesi, kellel võib-olla Eesti tööturul nende kvalifikatsioonid ei vasta nendele standarditele, mis Eestis kehtivad, aga ometigi meil tegelikult neid inimesi siin tööturul on hädasti vaja. Et tööjõupuudus nendes sektorites on päris märkimisväärne, mille tõttu ma arvan, et riik võiks nüüd kiiremas korras tegelikult käivitada ka need kvalifikatsiooni tõstmise täiendkoolitused, et kui meil on ikkagi Ukrainast tulnud päris suur hulk medõdesid ja nende kvalifikatsioon või nende haridus ei vasta sellele, mida Eestis nõutakse, siis on ju võimalik ka tervishoiu kõrgkoolidega koostöös teha need kiired täienduskursused selleks, et nad saaksid ka medõdedena või hooldajatena nagu tööle minna. Ma saan aru, et seal on keelenõue, mis takistuseks on, aga sellele ilmselt saaks praegu ka korraks silma kinni pigistada, et kui töökohal hakkama saadakse, siis võib-olla selle keelenõudega hetkel ei kiirustaks. Nii et see kvalifikatsioonide tunnustamine ja abi nende kvalifikatsioonide täiendkoolitusel on kindlasti asi, millele võiks juba täna mõelda. Kas on veel midagi, mida Eesti 200 teeks teistmoodi, kui siiani tehtud? Ei, seda ma ei oskaks öelda, ma ei oskaks olla ju valitsuse kingades täna, et ma arvan, et see kõik on tulnud neile liiga kiiresti ja ikkagi planeerimatult ja üllatusena, arvestati oluliselt väiksemate numbritega, aga suudeti päris kiiresti ennast nii-öelda ümber orienteerida, võib-olla varasemate kriiside kogemus on siin siis aidanud sellele, et on õpitud seda, et tuleb väga kiiresti otsustada ja väga kiiresti asju ümber teha, kui näha on, et asi ei toimi. Lauri, seda saab võib-olla öelda, et Eesti 200 teeb, kui räägime sellest, mida me teeme teistmoodi, nii et meil ei ole vaja alati teisi kritiseerida ja kui valitsus on teinud midagi hästi, nii ei olegi vaja kritiseerida.
Kas Nii, tohib aga lisada? YouTube'i chatist muuseas üks väga põnev küsimus meie püsivaatajalt Johannalt, kes küsib, et kas tänu pagulastele läheb midagi paremaks ka. Ma ei tea, kas see kuidagi läheb parem halvem skaalal arvesse, aga ma selliseks sissejuhatuseks ütleks, et inimeseks olemist ja inimlikkust on see meile päris palju õpetanud. Aga Kätlin, aga kui küsimus panna püsti nii, et kas tänu pagulastele läheb ka midagi paremaks? Ma arvan, et see inimlikkuse moment on kahtlemata üks, sest kui siin mingisuguse jutusaates, ma ei mäleta millises ETV-s räägiti, et kui pagulased hakkavad nagu kinnisvaraportaale pidi otsima üürikortereid, siis nad on tihtipeale päris suures jamas, sest keelebarjäär võib olla, aga et nii venelased ei taha neile siis kortereid üürida, kui ka eestlastel on vahel siis ilmselt hirm, et aga nüüd paar kuud ma lasen tal võib-olla ka tasuta olla, aga mis siis edasi, siis ma just siin paari päeva jooksul olen näinud nagu mitut juhtumit, kus siis inimene, kes on vabatahtlikuna siis pagulastega seotud, otsib mõnele konkreetsele perele, kes on kohe-kohe saabumas pinda Tartus ja ööpäeva jooksul tuleb 30-20 pakkumist, kus umbes on küsimus, et milline valida. Ja keegi ei taha raha, lihtsalt on erinevad tingimused erinevatel peredel. Ehk siis neid lugusid, kus pakutakse isegi pooleks aastaks ilma igasuguse mingisuguse üürita, isegi vahel ei pea isegi kommakse maksma, et neid lugusid on nii imeilusaid. Ja see on väga vahva. Nüüd ma tahaks tegelikult kommenteerida seda eelmist küsimust, et mis, ma ei tea, kas Eesti 200 või mida annaks natuke võib-olla paremini teha, et üks pool on see tööturu pool. Minu meelest räägitakse nagu natuke liiga vähe sellest, et teatud tingimustel on pagulastel ju võimalik ka iseendale ja miks mitte kaaslastele töökohti luua. Et mina olen näiteks oma tuttavatega arutanud, et Tartus ei ole Ukraina söögikohta. Ma arvan, et sellel oleks väga kõva minek või muidu on olnud Tallinna vanalinn täis igasugust mitte just Eesti suveniire, eks ole. Ja siis tegelikult Ukraina käsitöö, ma arvan, leiaks praegu väga sooja vastuvõttu. Ehk siis võib-olla tasuks natuke rohkem innustada seda poolt, et kui tahate natuke pikemaks jääda siia Eestisse, võib-olla siis saate ise nagu ka initsiatiivi näidata. Ja teine moment, olles proovinud jälgida natukene Eesti ukrainlaste nagu Facebooki grupis tegelikult info liikumises on ikka päris palju segadusi, ehk siis miks taeva pärast pole saanud teha sellist veebilehte ala ukraina.ee või äppi, mille siis juba kas või bussis olev ukrainlane saab ette võtta, nii mis dokumendid, mismoodi see käib, mis omavalitsuses, mis tingimused on või üks teema, mis siin tuttavatega ette tuli, et eri omavalitsustes pakutakse lastele, peredele tasuta väga erinevaid, küll muuseume, küll lõbustusi, küll mida iganes, aga seda infot ei ole kuskile väga koondatud. Ehk et siuke tore, kena ukrainakeelne veebileht kõige olulisema info kohta oleks kindlasti palju abiks. No see oli küll väga hea ettepanek, et selle võiks ju kohe ära teha. Kahjuks ma ei oska. Loodetavasti on piisavalt, kes hakkavad tegutsema. Saab ka öelda, et siis see pagulaskriis on Eesti jaoks esimene kord, kui meist on saanud selline korralik läänelik riik, kuhu inimesed tahavad tulla. Pagulased tahavad tulla ja põhjused, neid on palju, aga nüüd võtame vastu pagulasi nagu Lääne-Euroopa riigid on tavaliselt teinud. Ja ma usun, et see on nagu näide sellest, kuidas Eesti on arenenud. Enne olime riik, kust inimesed läks ära. Nüüd tahavad Ukraina pagulased siia ka tulla. Teine asi loomulikult, kus pagulased aitavad meid, on selle kogu Eesti, siis ühtne Eesti kool pärast seda pagulaskriisi.
väga raske minu vähemalt on näha, et kuidas inimesed Eestis saavad selle vastu olla pärast seda, mida me nüüd näeme ja mida me nüüd kogeme. Et see loodetavasti viib selle ühtse Eesti kooli läbi surumine nagu palju kiiremaks, kiirustab seda. Ma meie arutelu lõpuks küsiks ühe teema kohta, mis on siin juba päris palju läbi jooksnud ja seoses hariduse kontekstiga, aga me oleme kuulnud selle kohta ka teisi hinnanguid ja see on seotud Eesti venekeelse elanikkonna või mingi osa Eesti venekeelse elanikkonna hoiakutega ja suhtumisega. Ja sellel on juhtinud tähelepanu mitmed inimesed, sealhulgas ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes ütleb, et mingi osa Eesti venekeelsest elanikkonnast võib tunda armukadedust, et miks justkui nendega ei ole nii käitutud, nagu täna ukrainlastega käitutakse või me oleme lausa kuulnud ka mingisuguseid süüdistusi selle kohta, et ukrainlased saavad justkui mingisugust erikohtlemist, kusjuures olgem ausad, mitte mingisugust erikohtlemist ei ole nad mitte kindlasti saanud, sellepärast et inimesed on jäänud ilma oma kodudest, oma peredest või on lahutatud oma lähedastest ja nii edasi, et seetõttu nagu sellised arvamusavaldused on nagu väga kummalised, et millest see võib olla teie hinnangul tingitud, et sellised arvamused on pinnale ujunud, kas need on seotud sellega, et inimesed ei julge ühelt poolt öelda välja oma toetavat seisukohta Putini režiimile ja kartes seda reaktsiooni sellisele väljaütlemisele, siis nad väljendavad justkui mingisugust teistsugust seisukohta või miks sellised seisukohad täna pinnale ujuvad? Need on ilmselgelt sellist lõhestavat tooni andvad seisukohad ja nendega tõenäoliselt mingil moel tuleb tegeleda, aga mis seisukoha me peaksime selles küsimuses võtma? Mõtlen, et Kätlin psühholoogina oskab seda armukadedust või armastuse puudumisest tingitud armukadedust nagu selgitada, et tõenäoliselt siin on tõesti on seda olnud. Ma esiteks arvan, et osa sellest võib olla ka mitte spontaanne, vaid kuskilt pidi orkestreeritud. Ehk siis, et inimestel on mure oma töökoha pärast. Kahtlustan, et siin on ka tegemist tegelikult ikkagi nende samade hoiakutega, mida sa, Lauri, nagu ütlesid, et ma ei julge välja öelda, et see Putini värk mulle meeldib. Aga ma siis sõnastan selle nii-öelda oma murena ja samas ei ole võimet ega arusaamist tegelikult päris südamega aru saada, mida tähendab olla põgenik sõja eest. Ja ma arvan, et selle armukadeduse poole pealt mängib rolli ka tegelikult seesama, et ühed venekeelsed nii-öelda kõik või see nii-öelda toi, aga me oleme nii ühesugused ja miks siis ühtesid koheldakse nüüd just nagu paremini ja mitte lihtsalt riigi poolt. Ma arvan, et need murelikud inimesed Vene kogukonnas siis tegelikult tajuvad ju ka seda, et eestlased võtavad ukrainlasi palju paremini vastu ja sealt tuleb siis see nii-öelda armukadeduse teema, sest eks nad ju saavad aru, et neid võib-olla pole niimoodi vastu võetud arusaadavatel põhjustel ja seda on tegelikult ju päris kibe tunnistada, et mina tulin siia lihtsalt kunagi parema töö pärast või lihtsalt oli suunamine ja siis pidin kohanema ja ma sain aru, et need eestlased mind väga ei armasta, aga mis sa teed ära, eks. Et need juured võivad olla tegelikult ju päris sügavad. Aga ma arvan küll, et kohati seal on seda hoiakut, et ega ei saada aru, et see Ukrainas olev ongi ikkagi päris jube sõda. See teema, mis meil on siin korduvalt läbi käinud. Mina nagu nõustun sellega, et seal on kindlasti selles mõttes sellist kuuluvustunde puudumisest tekkinud emotsiooni, kus sa ise tõenäoliselt ei tunne ennast 100% kuuluvana sellesse ühiskonda ja järsku tuleb keegi võõras, keda kallistatakse nagu hoogsalt ja siis sa tunned, et see kuuluvustunde pakkumine sellele võõrale on palju suurem kui sulle, et see on sellise Eestis ära puudu oleva integratsiooni väljund tegelikult täna näidik. Aga mingi osa on sellest ka see, mina kahtlustan, et Vene telekanalites on ukrainlaste selline, kuidas ma nüüd ütlen, ukrainlaste väiksemaks tegemine, nende kultuuri, keele ja kogu selle olemise väiksemaks tegemine, vähem
vähem tähtsamaks nagu vajutamine on ju toimunud ikkagi aastakümneid. Ja see väike venna jutt, mida sealt kogu aeg tuleb ja lisaks sellele, mis siis praegu on peale keeratud tugevasti juba Krimmi annekteerimisest alates, on ikkagi see, et ukrainlased on fašistid, natsionalistid, bandeeralased ja see suhtumine paratamatult alateadlikult ukrainlastesse on nagu teatud, mitte küll kogu, aga sellises väikeses hulgas venekeelsetes elanikes ka Eestis nagu tunda. Ja nüüd järsku siis on nad siin ja miks ma peaksin neisse hästi suhtuma? Et nad on ju natsionalistid ja fašistid ja bandeeralased. Ja siis kolmas element on seal ikkagi see peale keeratud ja orkestreeritud Vene propagandamasin, mida ma näen ka sotsiaalmeediagruppides, kus sõna otseses mõttes valeuudiseid levitades kujundatakse Ukraina põgenikest selliste halvasti käituvate, ülbete, kõike jalaga ust lahti löövate, kõike nõudvate Eestilt, kõike nõudvate inimeste imagot. Et see on üsna sarnane sellele, mida Venemaa tegi 2015 Euroopa põgenike kriisi ajal, kui levitati väga edukalt mööda sotsiaalmeediat uudiseid sellest, kuidas põgenikud vägistavad meeletult, kuidas noaga tapetakse tänaval valgeid inimesi, et Euroopa on põhimõtteliselt Aafrika mandri poolt nagu üle vallutatud, naised peavad Euroopas ennast varjama ja Rootsis ei tohigi enam tänaval vabalt käia. Ja praegu tehakse ukrainlastega üsna sarnast asja, ainult et mitte nii rämedalt, vaid stiilis, et tulevad siin ja ukrainlastel on kombeks uks lahti lüüa, nõuda, kõrget palka nõuda, siis neil ei sobi üks ja siis neil ei sobi teine ja nad ootavad Eesti riigilt palju nagu sellist raha ja kummardamist, et sellist valeinfo levitamist on venekeelses sotsiaalmeedias päris palju. Mina arvan, et me siin Eestis suhtume nende Vene inforuumis elavate putinistide kohta liiga pehmelt. Ma ei saa aru, et miks meil oleks üldse vaja nendest nagu aru saada. See, mida nad kuulavad, mida nad nagu vaatavad televiisorist ja mida nad usuvad, et näiteks Ukrainas toimib, sellega me ei saa leppida, et see on, nad ei saa tõest aru ja me peaksime nendele selgeks teha, mis töö on, et minu arvates oleme siin nagu nende kohta liiga pehmelt suhtunud, et üritame nagu aru saada, et kuidas on võimalik, et inimesed saavad nii möölda ja räägime inforuumist, teisest inforuumist ja see on nagu meie jaoks selgitus sellele, et kuidas nad saavad nii käituda. Et siin ma oleksin küll seda meelt, et me peaksime palju karmimad selle probleemiga tegeleda, et meil ei ole vaja nende nagu mõttedest aru saada, meil on vaja selle probleemiga tegeleda. Ma olen siinkohal Joakimiga täiesti nõus. Me oleme sõjas ja sõjas tuleb valida pool. Ja see, et Ukraina peab täna õiglast sõda, annab meile ka väga selge positsiooni ka nii-öelda meie järgnevateks sammudeks, aga meie aeg hakkab otsa saama. Ma küsin lõpetuseks hästi lühidalt ja paluks ka teile hästi lühidalt vastata, et kas ja kuidas me tuleme toime selle põgenike kriisiga? Me saame hakkama, me peame saama hakkama ja ma arvan, et need jutud sellest, et meil on kvoot täis ja me rohkem kedagi vastu ei võta, et need me unustame nüüd palun korraks ära. Et me ei saa ukrainlastele täna öelda, et me ei saa hakkama. Me lihtsalt ei saa neile seda öelda. Minule väga meeldis see, mida Joakim ütles selle kohustuse kohta. Ma keeraksin isegi võib-olla kraadi kangemaks, et ma ütleksin, et meil on see au neid aidata, kui nad võitlevad seda võitlust, et me siin paari kolleegiga üritasime küsida oma Ukraina kolleegide eest, kui see sõda algas, et mida me saame teie jaoks teha, nagu te olete Ukrainas, varienditest osalevad supervisioonidel, eks ole. Ja siis me sõnastasime nii, et meil on see au, kui te meilt abi palute ja me saame teie jaoks midagigi teha.
et see kohustus ja au aidata tegelikult. Jah, ma olen nõus ja nagu Kristina ütles, nii me saame hakkama, me peame hakkama saada sellepärast, et me oleme nendele seda võlgu. Aitäh! Ja aitäh kõikidele vaatajatele. Täna osalesid arutelul Kätlin Konstaabel, Kristina Kallas ja Joakim Helenius ning mina olin siis selle vestluse moderaator Lauri Hussar. Loodame, et 2 nädala pärast, mil me uuesti eetrisse tuleme, on sõnumid juba pisut paremad. Aitäh ja rahulikku meelt kõigile ning kohtume siinsamas kanalil tund aega vähem kui 2 nädala pärast.